See meie enda mikroorganismide kogum, ega meie ei ole ju ka nagu steriilsuses kasvanud, et see moodustub ikkagi meie enda keskkonnast meie ümber ja selle moodustumisele aitavad kaasa kõik see, millega me kokku puutume. Ja neid uuringud on nüüd juba päris palju tehtud ja neid seoseid nähtud, kus meie soolestiku mikrofloora, meie naha mikrofloora, mil määral see sõltub ka selle nii-öelda looduse mitmekesisusest, millega me kokku puutume oma lapse eas, eriti kui see on kujunemas. Ja isegi Eestis on tehtud, on saadud selliseid tulemusi, kus lapsed, kes sündisid ja kasvasid esimestel eluaastatel Eestis sellistes piirkondades, kus ümbruskonnas oli rohkem looduslikke ökosüsteeme, olid oma hilisemas elus vähem vastuvõtlikud autoimmuunhaigustele. Teadmine sellest, et kuidas seesama looduse süsteem meie ümber ja selle rikkalikkus siis meie tervist mõjutab, need teadmised aina kogunevad.